videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, ütleb Nõmme raadio järjekordselt ja kahjuks järjekordselt ütleb Nõmme raadio seda käesoleval ajal ühe mehe häälega ja ütles enne Raidi häälega ja ütleb homme Kertu Ruiski häälega, aga see elukene, meil pole ta muidugi pooltki nii hull kui Margusel, aga hull selles mõttes, et ausalt öeldes sihukest jutusaadet päris üksi teha on ikka natukene sihuke kehvapoolne, sellepärast, et mõtte ei jookse ja kogu aeg on vaja olnud ja vanasti oligi niimoodi, et Margus Lepp oli see, kes kas vaidles vastu või siis parandas mingisuguse vea, mis muide minu puhul oli täiesti piinlik, aga midagi pole parata, sest selgus, et mina eksisin Prantsuse revolutsiooni ajaga, aga Margus Lepa seda teadis, kuigi vastupidi oleks olnud tegelikult ju loogiline. Aga okei, ei ole praegu paraku see tervise paremaks läinud, lihtsalt jääb üle loota sellele, et läheb. No ja mina kui selle firma esindaja, kelleks on siis Eesti Evangeelse Luteruse kirik ja üldse kirik üleüldse, eks mina olen lisanud Margust kõigis oma palvetes ja palunud ja tema eest on palutud ka Muhu Katariina kirikus ja Valjalas ja kus iganes, kus minu sõbrad tuttavad usuinimesed on. No ei saa olla ja ma ei usu, et see asi ei saa niimoodi lõppeda elu lõpuni, aga mismoodi seal minema hakkab, ei tea. Tegemist on siis kolmiknärvi neuraasiaga või midagi taolist. Ja arstid ei ole praegu võimelised midagi tegema, aga elu on selles mõttes ikkagi omast kohast ju väga kehva, et rääkida ei saa. Ma arvan, et peaaegu ei saa rääkida, meie oma vahel suhtleme žestidega, nii et me saame aru, et Margus ei peaks oma häält pingutama, aga ma olen mõelnud, et oleks tal mingi teine elukutse, minu pärast kas või arvuti programmeerija või midagi taolist, kes istub arvuti taga, ja mis see siis ikka valutab ja paha ja nii edasi, aga tööd saab teha. Aga raadiomehe puhul on see olukord selles mõttes ikkagi uskumatult kehva, et raadiomehe põhiline tööriist hääl on see, mis selle haigusega ära kaob. Tegelikult vist hääl tegelikult on, lihtsalt rääkida ei saa. Nii, ja kui me alustame praegu ja paneme oma küünlakesed põlema, nii nagu meil nüüd uus komme ja traditsioon on, mis veel sellest aastast peale hakkas, siis ma kasutan kõigepealt muidugi seda juhust, et ma tänan kõiki meie raadio aitajaid, toetajaid, nii materiaalselt kui ka vaimselt ja sealhulgas vaimselt ka neid, kes on nõus seda meie juttu kuulama, kuigi mina olen sügavalt veendunud, et ma räägin tarka juttu, aga ma saan väga hästi aru, et mitte kõik niimoodi ei arva. Seda enam siis on parem, kui nad vaatamata kriitilisele hoiakule on nõus meie saadet kuulama ja Gräziniga seoses see on see igal neljapäevasel päeval. Niisiis tänu kõikidele toetajatele, suur aitäh ja teine palve, mis ma veel pärast lõpus meelde tuletan, on see, et share'ige või saatke linke kõikidele oma tuttavatele ja kamraadidele, kes võiksid meie saadet vaadata ja kellele meie saade peaks meeldima, muide hakkabki meeldima, nii et selles mõttes on reklaam asjakohane. Aga nüüd enne, kui me lähme võib-olla tänaste mõningate sihukeste tõsisemate teemade juurde või tõsiste ja naljakate teemade juurde, üks asi, te mäletate, et me paneme siia alati, eks ole, seda 3 apelsini siia ja et see on lavastuse auks, mille nimi oli Armastus 3 apelsini vastu, mille Nüganen lavastas kunagi Ugalas. Nüüd on nendel 3 apelsinil veel suurem tähendus, kui seni on olnud. Nimelt sellel nädalavahetusel, see oli minu teada pühapäeval või laupäeval, andis Postimees Elmo Nüganenile 100. kultuuriveduri preemia või auhinna. Tähendab, Postimees, kes on üks meie tähtsamaid kultuurilehti, on kinnitanud, et Elmo Nüganen on meie üks kõige tähtsamaid kultuurivedureid või kultuuritegelasi üleüldse. Ja muide, see oli seoses sellega, et tegelikult, eks ole, see Armastus 3 apelsini vastu oli Ugala lavastus.
ja noh, väga selline populaarne ja selline hittlavastus, kus inimesed pidid kõik alati kuulamas ja vaatamas käima ja käidigi. Ja see lavastus kestis aastaid. Aga see kõik oli Ugalas ja Nüganen elas ju tookord ka Viljandis. Täna on võib-olla seda raske uskuda, et selline sädelev ja suuresti sotsiaalne inimene nii edasi saab elada sellises suhteliselt väiksemas provintsilinnas. Aga kui on tegemist suure vaimu inimesega, siis ta teeb ka väiksest kultuurilinnast või väiksest provintsilinnast tõelise kultuurikeskuse. Lõppkokkuvõttes see oli siis nüüd Ugalas, kus oli Armastus 3 apelsinimast ja seal elas ka Kalju Komissarov, eks ole, mis on väga tuntud meie lavastaja ja teatripedagoog ja kuni praeguseni elab seal meie kõige tähtsam ja kõige kuulsam teatrikriitik Jaak Allik. Nii et selles mõttes võib öelda, et Viljandi on ikka kultuurilinn muidugi küll ja teatrilinn, rääkimata juba Kultuuriakadeemiast, kus on ka teatri tegemise, teatri lavastamise eriala olemas. No ühesõnaga Viljandi Viljandiks, aga Postimees ütles, et vot Nüganen nüüd on niisugune inimene, kes on Eesti kultuurivedul 100 aasta jooksul olnud. Ja seega on meie need 3 apelsini, mis on Nüganeni lavastatud, lavastus Armastus 3 apelsini vastu veel rohkem põhjendatud, kui me seni ainult meenutasime seda lavastust ja mingisugust Eesti kunsti ja teatri epohhi algust, siis nüüd on need 3 apelsini veel rohkem tähtsad, sellepärast kõigepealt see teatri algus, aga teisest küljest ka see kõrge ja suur tunnustus Elmo Nüganenile. Tegelikult on tema ju ka üks inimene, kes on saanud Oscarile kõige lähemale filmi auhinnale, kas mitte 6. või 7. kohale. Igal juhul esikümnes see kuulsas filmis Mandarinid, kus mängis Elmo Nüganen ja mängis Lembit Ulfsak ja teised, mis oli pühendatud Tšetšeenia sõjale või Tšetšeenia sõja taustale. Ja ühesõnaga see oli niivõrd suurelt ja kõrgelt humanistlik film ja niivõrd kõrge kunstilise tasemega, et jõuti Oscarini. Tõsi küll, lavastaja ei olnud eestlane, lavastaja oli grusiin ja mul ei tule ärge küsige minu käest, mis selle grusiini nimi on. Aga tähendab, Nüganen oli seal üks vea osatäitjaid. Ja muide, mis puudutab Nüganeni kui näitlejat, siis on veel üks film, mis näitab seda, tähendab, kuidas saab geniaalne näitleja teha rolli või midagi, mis kestab ekraanil 45 sekundit minuti. Muide, meie Aivar Riisaluga oleme ka ühes filmis sees olnud 15 sekundit, kusjuures kõige tähtsam oli see, et me olime tiitrites, öeldi, et osatäitjad ja seal olid Riisalu ja mina olid ka sees, oli film Jan Uuspõld läheb Tartusse. Ja seal nüüd ühesõnaga Jan Uuspõld komistab ühe sellise suure sauna labraka peale, kus kõik seal joovad ja hooravad ja mis iganes. Ja võt selle labrakal siis figureerisime siis meie Riisaluga ka korraks, kus juures ma pean ütlema, et vist viimases variandis isegi see minu koht lõigati välja, aga mis mul sellest tähtis on see, et tiitrites oli ikkagi nimi sees. Ja ütleme, minusugune ei ole võimeline ei 15 sekundi ega 15 minutiga mingit rolli päriselt tegema, aga Nüganen on. Ja see on selline poliitiline, kuidas öelda, mingisugune satiir või poliitiliselt satiiriline ja natuke humoorikas film, mille nimi on Seenel käik. Ja seal on siis niisugune koht, et need peategelased peatuvad mingisuguse bensujaama juures ja siis teiselt poolt sõidab vastu veomasin, mis tuleb ka tankima. Ja siis see veomasina juht võtab oma selle lohviku ja paneb sinna sisse ja hakkab jalutama ja paneb endal suitsu põlema, mis on meile ikkagi tõeliselt harjumatu lihtsalt sellepärast, et meil eriti keegi ei suitseta ja seda silti siin ei suitsetata. Ma ei tea, kas me olemegi kusagil nii väga näinud. Küll on olnud suitsetamisalasid, mis tehakse suitsetamise jaoks ja nii edasi, aga see ei ole nii karm, kui see oli kadunud nõukogude ajal. Aga nüüd tuleme Nüganeni juurde tagasi, tähendab Nüganen kogu tolles loos mängib selle bensiinijaama omanik või teenindaja või ühesõnaga tema on see, kellele tuleb raha maksta ja
kui see lohvik on sisse pandud ja nii. Ja siis ta tuleb välja ja jalutab ka natukene selle edasi-tagasi. Ikkagi huvitav lugu on see, et tema teeb ka suitsu. Veoautojuht, kes tuleb bensiini võtma, teeb suitsu ja Nüganen, kes on selle bensujaama teenindaja, teeb ka suitsu. Ja kogu see pull kestab, ütleme, pool minutit või 3 veerand, aga see ongi see, et Nüganeni need pool minutit või 45 sekundit on niivõrd head, et neid jäävad lihtsalt meelde, kuigi neil mingit väga suurt tähtsust sel hetkel ei ole. Ja siis, kus juures ta ütleb sellele autojuhile, kes seal bensulohviku või selle bensupaagi juures suitsud, ta ütleb, et kui sa nii jamad, et üks kord lendab see bensujaam õhku, kui sa seda suitsetamist siin järgi ei jätta. Sellega lugu lõpeb. Autojuht kargab sisse, peategelased sõidavad paremale poole, peaautojuht sõidab vasakule poole, rekkajuht ja Nüganen jalutab tagasi siis sinna bensuputkasse, tähendab oma kassaaparaadi juurde ja lööb rahad sealt läbi, tähendab, mis ta sularahas saanud oli ja ongi kõik. Aga miks ma hakkasin sellest rääkima? Tähendab see sama roll, mida tegelikult ju ei ole olemas. Bensujaama, see teenindaja. Võtab raha vastu, ütleb lause seal veoautojuhile, kõik. Veoautojuht paneb suitsu ette, sõidab minema, kogu episood, mitte midagi seal ei ole. Aga see tema fraas, et ükskord see bensujaam või ükskord see putka lendab õhku, jääb kuidagi nagu kummitama kergelt. Võib-olla minu põlvkonna, vanema põlvkonna inimesi veel eriti, sest meie jaoks oli selle nägemine, et bensujaamas suitsu tehakse, oli üldse kuidagi nagu ebatavaline, sest meie noores põlves ja ütleme nõukogude ajal sellist asja ei saanud olla. Aga kujutad see endale ette, et see 45 sekundiline roll või minutiline roll, mille see jääb meelde Nüganen, jääb meelde see, kuidas ta jalutab 2 kätt püksi taskust sinna bensu nende pumpade juurde ja jalutab tagasi ja ongi kõik. Ja ma ei tea, anna minusugusele Hamlet või Macbeth või Shylock või ükskõik kes ja ei tule mitte midagi välja. Anna Nüganenile 45 sekundit mängida tankla teenindajat või tankla omaniku või kes ta seal on ja ta teeb sellest rolli, mis jääb meelde. Ja võt nüüd tuleb see point, mida ma tahaks Nüganeniga, niisiis pidage meeles, eks ole, et ükskord see putka lendab vastu taevast selle suitsetamise pärast ja kõik. Ja film läheb edasi tund, poolteist, seal on hoopis teised intriigid, seal on mingi müstika metsades ja mis iganes seal kõik siuke on olemas. Ja su see bensuvärk, kuna see on niivõrd ebaoluline, siis isegi ei mäleta seda. Ja ühel hetkel, kui need peategelased seal metsamajakeses on ja nii, käib hirmus kõmakas. Ja film isegi ei räägi sellest eriti midagi, aga sa saad aru, et see nüüd oligi see koht. See bensujaam lendaski õhku, millel ei ole mingit tähtsust filmi jälle arengu seisukohalt. Aga Nüganeni mängitud 45 sekundit, et see ükskord lendab õhku, jääb nii meelde, et tund aega hiljem, kui mingi pauk käib, siis sa mõtled, siin see siis nüüd oli, et see pauk käis ära. Ja ma räägin seda lihtsalt sellepärast, et eks siin näitlejana ole ju igasuguseid ja lavastajana ja kõik stoppardid ja keda Nüganen lavastanud on. Tema Tallinnasse tulek tegelikult oli niimoodi, et Raivo Põldmaa, kes oli siis noorsooteatri juhataja või direktor, talle õieti ta ei olnud, talle pakuti seda kohta, Põldmaale pakuti noorsooteatri direktori kohta. Ja ta ütles, et ta tuleb ainult sellisel juhul, kui noorsooteater võtab tööle Elmo Nüganeni ja nii läkski. Tähendab need nõuded, mis Põldmaal olid, see nõue, et Nüganen tulgu, läkski nii, nagu Põldmaa tahtis ja Nüganen kolis Ugalast Tallinnasse ja siit hakkas tema, ütleme, teine või kolmas kõrge lend Tallinna noorsooteatris või siis Tallinna linnateatris, kus juures teatris, kus veel oli hõljumas, küll mitte nendes majades, aga ikkagi oli hõljumas veel suure Voldemar Panso hing, vaim ja nii edasi. Ja ta siis tuli siia ja siis hakkasid tulema tema need suuremad tähtsamad lavastused, Tõe ja õiguse mitmesugused variandid,
siis ma tean, et me oleme isegi sellest kunagi nagu rääkinud, et ta on tahtnud lavastada Põrgupõhja uut vanapaganat, aga seal on mingisugused asjad, mis teevad selle lavastamise väga keeruliseks. Nüganen muide väga toredasti on öelnud selle kohta, et Põrgupõhja uut vanapaganat ei saa ta lavastada selle pärast, et seal on sees väga palju põllumajandust. Põllumajandusega asju, künnid, külvid, niisutused, kuivendused ja nii edasi, mida ütleme 21. sajandi inimene ja ka 21. sajandi lavastaja võib tegelikult mitte mõista. Muide, see on ka probleem, kui me räägime Tammsaarest, sellest Põrgupõhjast, mis praeguseni on jäänud Nüganeni lavastamata, aga ta väidab ise, et ikka selles suunas mõtleb. Kui me mõtleme Tammsaare teiste asjade peale, siis võib-olla see põllumajanduslik aspekt, millele me sageli tähelepanu ei pööra või vastupidi, kui meie noored inimesed pööravad sellele tähelepanu, aga jätavad need leheküljed vahele, sest see on niivõrd segane ja keeruline kogu see põllumajanduse värk. Kuidas see kraavi kuivendamine ja kivide veeretamine, millest muide ka Juhan Liiv on ju kirjutanud ja kuidas see käib. Ega inimesed väga tänapäeval seda ju enam ei tea. Seda enam, et eks ole, praegu ju koristatakse kive ja vaadatakse, kuidas põlluviljakus on põllu ühes servas ühesugune, teises teistsugune. Ja sellele põllujupile oleks vaja panna niisugust väetist ja teisel jupile oleks vaja teha midagi muud. Kõik need kohad annab ju praegu kätte arvuti. Kes on kaasaja traktoris sees käinud, siis vasakut kätt on tavaliselt suur ekraan ja ekraani peal on siis erinevate värvidega selle ühe ja sama põllu erinevad osad. Et võt siia me paneme siia seda, sinna paneme toda ja nii edasi. Ja võt selle tõttu võib juhtuda, et Tammsaare Tõe ja õiguse esimene osa on võib-olla meie inimestele natukene keeruline ja miks me Tammsaarest räägime, sellest selle preemiaga, et tema on mees, kes on kõige rohkem võib-olla viimastel aastatel või isegi üleüldse kogu Eesti teatriajaloos Tammsaarega kõige rohkem tegelenud ja seal nüüd on see põllumajanduse värk. Ega siis ilma asjata ei öelda, et Eesti kirjandus on väga omapärane selles mõttes, et Eesti kirjanduses kõige tähtsam raamat ja kõige tähtsam kirjanduslik šedööver ja kõik see, et Eesti kirjanduse tähtsam raamat on pühendatud kraavi kaevamisele ja põllu kuivendamisele. Mis tegelikult, kui nii võtma hakata, vastabki tõele. Võib-olla kui lehekülgi läbi sirvida, siis seda kraavi kaevamise juttu on seal kuskil pool sellest raamatust nii ehk naa. Aga ma hakkasin sellest rääkima, eks ole, Nüganen, Tammsaare ja nii edasi, tema Nüganen üks kõva lavastus on olnud veel, ma armastasin sakslast. Ma ei tea jälle, kui palju tänapäeva noored on seda lugenud, story on niimoodi, et vaene Eesti poiss, üliõpilane armub Saksa koduõpetajannasse, piigasse ja ühesõnaga lõpuks lõpeb niimoodi, et nad ikkagi ei saa kokku jääda ja abielluda sellepärast, et selle tüdruku vanaisa on endine mõisnik ja kes leiab, et ühesõnaga, et eestlasi see kultuuriveri ja nii edasi on niivõrd teistsugune Saksa omast ja et sotsiaalne vahe nende vahel on nii suur, et nende vaheline abielu ei ole võimalik. Nüüd selle lavastas Nüganen, kõige tähtsam võib-olla moment seal on see või huvitavam on see, et see lavastus lavastati, nagu üks kuulus teatriteoreetik Peter Brook on ütelnud, see lugu lavastati siis sisuliselt tühjas ruumis, kus ei olnud mitte midagi muud peale valguse ja pimeduse ja etenduse käigus seal küsitakse või võetakse, tuuakse sinna lavale 3 tooli ja ongi kõik siis ühesõnaga 3 inimest, 3 tooli ja kõik ja see on siis, ma armastasin sakslast lavastust, mis on Nüganenile väga paslik ja sobilik, sest see kultuuriteoreetilised, kultuurifilosoofilised ja need arutelud on need, mis on Nüganenile äärmiselt olulised.
ja mis on olulised ka meile ja meie jaoks on oluline see, et Elmo Nüganen on need asjad meile ilusti selgeks teinud. Muide, kui me sellest praegu hakkasime rääkima, siit on nüüd siuke sujuv ülemineku koht, et mis siis, kui ma nüüd praegu enam korraks Nüganenist ei räägi, kuigi ka siin on tema lavastaja käsi olnud, vaid ma räägin ühest tema lavastuse alusest ja see on Tammsaare Tõde ja õigus teine köide. Ma tahaks eraldi rõhutada kõigile, kes meid vaatavad, kuulevad, Tammsaare Tõe ja õiguse teine köide on minu arvates Tammsaare loomingu tipp. Ja see on siis lugu sellest, kuidas esimesest köitest tuntud poisikene või noormees Indrek läheb Tartusse Mauruse gümnaasiumisse, Mauruse kooli õppima. Ja seal on siis terve plejaad kõikvõimalikke selle kooli õpetajaid, erinevate iseloomudega, erinevate harjumustega. No seal näiteks on sotsialist, kes ütleb, et minu poole tuleb pöörduda sina ja minu poole tuleb pöörduda sõnaga seltsimees ja see on siis matemaatikaõpetaja Molotov. Siis on seal vene šovinistid ja sellised suurvenelased, nende hulgas ja isegi slaavi šovinist Voitinski, keda mängib Kalju Kiisk seal, siis terve plejaad saksa ja saksa keele ja usuõpetusõpetajaid ja nii edasi. Et ühesõnaga see on omat moodi selline, et teataval määral lausa inimgaleriide ja kultuuritüüpide entsüklopeedia. Nii et ma arvan, et isegi kui meie hulgas siin on inimesi, kes ei ole viitsinud või ei ole tahtnud lugeda Tammsaare Tõde ja õigust, siis mina soovitan alustada ja võib-olla isegi lõpetada Tammsaare Tõe ja õiguse teise köitega, mis seisab eraldi, mille lugemiseks ei ole tarvis teada, mis toimus esimeses köites ja ei ole tarvis teada, mis toimub järgnevatest köidetes, kusjuures eriline hoiatus veel siia, et Tõe ja õiguse kolmas köide, mis on pühendatud revolutsiooni aastatele 1905 ja nii edasi, on tegelikult kõige nõrgem, kirjanduslikult viletsamoodi ja nii edasi. Ja selleks, et mõista, mis teemad see läbi jooksevad, siis Tallinna Draamateater veel Pantsu aegadel lavastas Tõe ja õigus enam-vähem kõik köited ära erinevate nimede all. Tõde ja õigus, esimene on Inimene ja maa, teine osa on Inimene ja Jumal, kolmas osa on Inimene ja revolutsioon ja neljas osa on Inimene ja armastus. Ja siis päris lõpus on uuesti jällegi Inimene ja maa tagasi. Aga see on siis nüüd Tammsaare, kes on meie jaoks igatepidi väga tähtis inimene, aga ta on meile seda tähtsam, et just tema on kandnud sajandi kultuuriveduri, seega siis Elmo Nüganeni loomingut, kes on lavastanud need üksikud. Muide, see Tammsaare Tõde ja õigus teine, sellest on tehtud ka film. Filmi nimi on Indrek, lavastas Mikk Mikiver ja minu arvates seal on ülihead õpetajate ja näitlejate tüübid. Kuigi omal ajal, kui see film Indrek ilmus 70. aastate lõpul, siis oli seal küllalt kriitikat, küll oli seal dekoratsioonid olid halvad ja misanstseenid polnud õiged ja nii edasi, kõik mida kriitikud kirjutasid. Aga tegelikult mitte see oma tähtsust, vaid tähtsus on see, mis tüüpi inimestest see film oli tehtud. Aga nüüd siis kargame kohe kuskile mujale, mis pole eelmise asjaga mitte kuidagi seotud, küll aga ma arvan, et enam-vähem sama huvitav. Nimelt, usu või mitte, aga üks inimene Eestis võitis kasiinos 11 miljonit. Loe ja kirjuta 11 miljonit. Ja probleem on nüüd selles, et see inimene, kes võitis need 11 miljonit, ei saa selle rahaga midagi teha. Sellisel põhjusel, et pank ei anna seda raha välja. Pank soovitas, et kandke vähemalt osa raha mingisugusesse teise panka ja siis teisest pankast küllap te saate.
kätte, ei saanud teisest pangast ka mitte. Nii et see esimene raksakas, kuhu see raha 11 miljonit tuli, oli LHV pank. Ja LHV kandke kuskil teisega. Ja see inimene, noh, me ütleksime siis niimoodi, et noh, usaldusväärne ja naiivne nagu ta oli, kandiski 5 miljonit Coopi panka. Ja nüüd ta ei saa Coopist ka kätte. Kusjuures kõige huvitav lugu oli see, et pärast seda, kui tal need miljonid käes olid, siis ta esimese reaktsioonina ta tegi mingisugused tehingud. No esiteks ta ostis endale paar korterit Tallinna vanalinnas, hakkas midagi ehitama ja nii edasi. Seda enam, et oli meistrimees, ehitaja ja firmaomanik ja nii edasi. Ja ta hakkas neid asju tegema ja nüüd tuleb välja, et ta ei saa kinni maksta seda tehtud tööd. Need töömehed, kes tulid maja ehitama või korterit remontima ja nii edasi, neil on õigus raha kätte saada, aga sellel mehel ei ole seda raha mitte kuskilt võtta. Sellepärast tal oli ainult need taalised säästud, mis läksid ka väga kiiresti minema, sellepärast, et ühesõnaga ta lihtsalt rehkendas sellega, et ta võib lubada endale mingisugust asja, mis maksab palju. Muuhulgas näiteks üks asi, millest ta muigamisi rääkis, oli ta ostis auto 300 000 eest. Ja ütles, et see ei ole muidugi auto, mida iga inimene endale Eestis lubada saab ja nii edasi. Aga ühesõnaga, eks ole, esimese rõõmuga 11 miljoni pealt ta tegi ka mingisugused kulutused ja kõige hullem lugu on nüüd see, et ta ei saa nende kulutuste eest maksta, sellepärast, et ei Coop ega siis ka LHV ei anna talle seda raha kätte, väites, et nad peavad kontrollima selle asja puhtust, et tegemist ei ole rahapesuga. Ja siin palju õnne meie heale kolleegile ja inimesele, keda me kõrgesti austame, tema töö pärast Katrin Lustile, kes kogu selle asja üles tõmbas ja on kirjutanud sellest esiteks Postimehes 20. jaanuaril. Ja tema, Katrin Lust on siis, tema on Kuu-uurija saatejuht. Nii, ja siis siin on meil siis see inimene, siin on öeldud, et eks ole, miljonär küll, aga mis ta vaenemees teha saab, kui ta seda raha kätte ei saa. Ja kõige pullim lugu on nüüd see, et pank sellises käitumises tähendab, siin oli niisugune lugu, et Coopi pank, tähendab seal, kus kohas nüüd see 5 miljonit praegu on, seal on olemas üks mingisugune tegelane, kelle nimi on Sander Hein, kes vastutab seal rahapesu asjade eest ja nii edasi, et seda kõik ei toimuks ja nii edasi. Ja tema ütleb, et peab olema tagatud hea koostöö ja kõik asjad saab kätte. On seal ja LHV-s esitatud siis koostööks lisatingimused, et mingisugune ankeet on vaja ära täita, on vaja seletada ja mida iganes. Ja kõige loogilisem küsimus muidugi on see, et kust see raha pärit on. Mitu korda on võimalik vastata Sander Heinale, kus kohast see raha pärit on. Vot siin on Olipet. Olipet on teinud ülekande. Selle ülekande kohta on olemas sellel õnnetul inimesel, on olemas ka väljavõtte ja raha, et vot tuli Olipetilt tuli siia. Ja nüüd siis küsivad ikka jälle, aga mis see tähendab ja kust ta tuli ja mis ta sai ja nii edasi. Muidugi omaette tipptase on see, et seda nõndanimetatud rahapesu teemat kontrollitakse nüüd selle õnnetu võitja kohta. Ja Marek on selle poisi nimi. Et ühesõnaga, et temaga ei ole tegemist meil, tema puhul ei ole tegemist rahapesuga. Mis näitab seda, kui kõval tasemel on see sama Coopi spetsialist Marek Hein, Sander Hein. Võt, tema ametlikult vastutab rahapesu eest, aga hea küll. Tõenäoliselt ta ei tea sest rahapesust suurt midagi. Tähendab, see tema jutt on niivõrd süüdimatu. Aga meile siis kuulajatele ja vaatajatele, tähendab, mis asi on rahapesu? Rahapesu on selline, et on tegemist musta rahaga. Mis on must raha? Varastatud, tänaval narkootikumide eest saadud, mingisuguse ebaseadusliku
mahinatsiooniga on saadud mingisugune summa raha. 1000 eurot narkootikumide müügi eest kuskil Mustamäel või Viru väljakul või kuskil nii edasi. Nüüd selleks, et see inimene saaks, see kurjategija või see saaks oma raha kasutada, on see must raha vaja puhtaks pesta. Mis tähendab puhtaks pesta? See raha on vaja üle kanda kuskile teise panka ja tavaliselt see toimub veel see ülekanne selleks, et asi väga keeruliseks läheb. No okei, selle ühe ülekande leiab, ütleme, Finantsinspektsioon üles. Vaatab, see raha sealt tuli, küsib, kust ta tuli, 1000. Sina ei ole seda 1000 kuskilt saanud, sa ei ole teeninud, sa ei ole võitnud ega midagi. Järelikult, see ongi nüüd see must raha narkootikumidest. Aga nüüd selleks, et see kontroll läbi ei näriks seda, et tegemist on musta rahaga, siis tänapäeval toimub tavaliselt see ülekandmine pangast panka elektroonilisel teel läbi arvutite ja seda tehakse 100 või 1000 operatsiooni minutis. Teeb kõigepealt siia, siis sinna, siis Trinidadi panka Tobagosse, siis Marrakechi laenuhoiuühisus, siis Antsla mingisugune hoiukassa ja nii edasi, siis veel kuskil Jõgeval, siis Moskvas, siis Tokyos, siis Austraalias. Ühesõnaga, see üks ja see sama raha pööritatakse läbi 10 või 100 pankade. Ja nüüd kujutage endale ette, et teil on tegelikult see raha tekkinud, oletame, et ma olen saanud selle mingisuguse musta raha, ma olen saanud mingist Austraalia pangast, hea küll, Eesti Pank kontrollib seda Austraalia oma, siis läheb veel sammukene tagasi. Lõppkokkuvõttes 1000 operatsiooni ei ole võimalik tänapäeval ka suuresti kontrollida. Kuid põhimõte siiski on see, et tuleb minna kuskile selle raha, ütleme selle fundamendi või selle juure juurde, tähendab, kust see tuli. Ehk antud operatsiooni puhul peaks olema niimoodi, et seal koobile ei meeldi mingisugune asi või teine. Küsivad, et kus kohast teil see raha on ja nüüd siis see Marek siis vastab, et see on võidetud. See oli petist võidetud. Ja nüüd kõige põhiline lugu on see, et need Sander Heinad ja igasugused muud tegelinskid Koobi pangast, need hakkavad nüüd kontrollima millegi pärast seda inimest, kes selle raha võitis. Kusjuures loogiline oleks ju esitada küsimus Olipetile, et tähendab, kas teie kandsite selle raha üle? Jah, meie kandsime üle. Kust teil see raha on? Aga see on meie kapital, see on meie kasum, see on meie see, need on meie rahad siin ja nii edasi, nii edasi. Ja nendest rahadest me kandsime teisele matsile üle 11 miljonit, sellepärast, et ta võitis vastavalt meie reeglitele. Ta mängis pokkerit või tegi arvutiga või selle automaadiga või nii edasi. Ühesõnaga on näha, ta mängis mingite reeglite järgi. Mingite reeglite järgi, kui ta niimoodi võidab, saab ta niisuguse summa raha. Ja kui teil poisid mingid kahtlused on, siis minge nüüd sinna, tähendab sellesse kasiinofirmasse või sellesse ja küsige, kust teie saite. Ja siis kasiinod on rõhuvas enamuses ju kõik ausad ja toredad inimesed. Need ütlevad, et siit on saadud, et see on meie kasum eelmisel aastal, selle me saime siit, siis me investeerisime kuskile, saime investeerime kasu, meil on kinnisvara kuskil seal vanalinnas või Pariisis või veel Hispaanias kuskil, kust me saame oma rendirahad ja nii edasi. Ja Olipet ütleb, et siin on see meie raha ja siit me siis võtsime selle sutsaku, mis me siis sellele poisi üle kandsin. Nüüd on loogiline küsimus, miks seda ei tehtud? Ja mul puudub sellele igasugune vastus. Rahapesu osas antud skeemis, antud skeemis tuleb kontrollida tegelikult kahte. Coop peaks siis kõigepealt kontrollima LHV-d, kust LHV selle palga sai. Ja LHV omakorda siis ütleb, et aga mina sain Olipetilt. Et see on nüüd see koht, Olipet on see koht, kus see raha tekkis. Ja kui üldse midagi kontrollida, siis tuleb kontrollida seal, miks nad seda ei tee. Nad ei oska. Nad ei saa aru. Nad ei mõista, mis asi rahapesu on. Ja meie ütleme nende selle peale paras. Sest tegelikult Olipetil te võite täiesti kindlad olla, et Olipetil on kõik rahad kuni viimse kopikani korras. See on igasuguse hasartmängu puhul, sellepärast kui sa seal susserdama hakkad, siis
no esiteks võid ise kinni minna, aga kui kinni ei lähe, siis sa leiad noh, ühesõnaga sinu kunded jooksevad minema. Tähendab, kui ma lähen Olibeti kasiinosse või kuskile ja hakkan seal mängima, siis ma ikkagi üldiselt eeldan, et see kasiino mängib minu vastu ausalt mingite teatavate reeglite järgi. Kui ma tean, et see kasiino tegelikult on siuke pettus ja värgid nii edasi, siis ma sinna lihtsalt ei lähe. Ja ma lähen 4 või 5 ülejäänud kasiinosse, mis siin Tallinnas ja Tartus või kus nad olemas on. Nii et ilma igasuguse kontrollita või olen ma kindel, et tegelikult noh, rahade osas ja rahapesu osas on seal kõik absoluutselt korras. Ja selle peale tekib mul muidugi loogiline küsimus, aga mida siis see Coop jukerdab ja nii edasi. See on nüüd siuke suur küsimus. Tähendab, niisiis kõigepealt me peame oma inimestele siin ütlema, et Coop ja LHV on kahtlased pangad selles mõttes, et nad pigistavad mingid arved kinni arusaamatutele põhjustel. Muide, nemad pigistavad selle samamoodi kinni, nagu ütleme, noh, ma ei tea, Euroopa Liit ja Euroopa Keskpank võtab venelaste arveid seal kinni ja nii edasi. Ja me seda ei tea. Ma võin oletada, aga see minu oletus on niivõrd metsik, et ma pean 3 korda mõtlema enne, kui ma selle välja ütlen. Noh, näiteks üks võimalusi, mis ei olnud seotud, muide nüüd nende, see ei ole Coopi ja LHV oma, aga see oli seotud ühe VEB-fondid või VEB-panga, Vnešekonompanga tütarfirmaga Peterburis, kus tegelikult, noh, mäletate, meil ju küsiti, et kuhu VEB-fondi raha kadus. Ja noh, ma võin nüüd vastata, kuna ma natuke tegelesin sellega kui advokaat, VEB-fondi raha, no VEB-fondi enda töötajad virutasid selle raha ära. See raha ei jõudnudki tegelikult kunagi Eestisse, vaid just see sama VEB-fondi juristid ja ökonomistid ja nii edasi. Need keevitasid oma firma raha endale taskusse. Aga no seal juhtus niisugune asi, mis ma ei tea, kui tihti seda juhtub, aga no mina olen lihtsalt sellele mitte isegi peale sattunud, vaid mul on sellest lausa räägitud. See oli lihtsalt see, et tol korral, kui oli 70 miljonit, see oli see Eesti raha, ta oli seal, teda siia üle ei kantud nii edasi, mis siis selle 70 miljoniga kõigepealt tehti. Ta jaotati 4 ja 5 kõik võimaliku investeerimisfondi vahel ära ja pandi seda asja raha teenima. Ehk teiste sõnadega see raha, mis noh, nii ütelda see liigne raha, mis on sisuliselt ju noh, ütleksime niimoodi, kas või ausalt, kas või ajutiseltki varastatud, et nendega selle rahaga saab ju igast huvitavaid asju teha. Ja noh, ütleme see Peterburi ja VEB-fondi lugu seal, see lugu lõppes sellega, et mingisugused need töötajad keevitasid selle raha niimoodi, et nad teenisid selle pealt mingisuguseid intresse, noh ei tea, kui palju seal nüüd vast nii 10-20 000 ühe inimese kohta, aga noh pärast, ja mul on selline vinge tunne, pärast juhtus lihtsalt see, et kui need keerutusid ja kõik asjad ükskord mööda said, et siis lihtsalt need 2-3 suuremat ülemust ja pankurid, kes seal oli, pistsid selle raha lihtsalt taskusse. Ja selles mõttes küsimus, kuhu see Eesti raha läks ja nii edasi, noh sinna taga jäi. Nii et võt niisugune lugu on meil. Tähendab, et no ja, ma võib-olla siis veel isegi ütlesin mõned pealkirjad, mis on see 11 miljoni eurole jackpot tõi kaasa ootamatu probleemi. Võitja raha on kinni pankades. Pank ütleb, et on vaja head koostööd, no mis koostööd sa veel saada tahad, kui sa saad 10 ja miks on vajalik see koostöö sellelt, kellele see raha kuulub. Kui te selle rahapesu vastu huvi tundke, siis tundke huvi selle kohta, kus kohast see raha, mida pestakse, pärit on. Ja kui siis te selle teada saate, siis on näha, kas pesemist on või ei ole. Muide, Eestis on ju olnud üks väga suur ja võimas rahapesu skandaal, mis oli seotud Narva maanteel asuva Danske pangaga. Sealt keevitati läbi 200 miljardit. See on siis, no see on siis 10 korda rohkem kui Eesti riigi eelarve. Ja tulemus oli see, et selle Danske panga
Eesti filiaali juhataja Aivar Rehe poos enda üles. Sest see oli selline karm värk. See oli Vene raha, mis kanditi läbi Danske panga. Ja siin just oligi see, et kõige pullim lugu muidu oli see, et kui see asi välja tuli, siis Eesti prokuratuur keeldus selle teemaga tegelemast. Lavly Perling tookord ütles, et me ei saa midagi selle raha kohta öelda, sest see raha on Venemaalt pärit ja Venemaa keeldub meiega koostööd tegemast. No selle peale ma ütleksin nii nagu Ansip, et tuleb taevas appi. Asi on selles, et see raha, mida pesti, see 200 miljardit, see raha oli tegelikult pärit Vene maksuametist. Õieti tähendab, see oli maksmata jäänud raha, et nimetatud firmad, kes seda raha pesema hakkasid, varjasid seda Vene maksuameti eest. Ja see, kes tahtis meie käest abi saada, oli Venemaa maksuamet. Ja järelikult väide, et venelased meiega koostööd ei tee, ei vasta absoluutselt tõele, sellepärast, et see oli see case, kus venelased olid asjast huvitatud. Aga jah, selline case on olnud. Eesti prokuratuur keeldus sisuliselt sellega tegelemast. Me püüdsime teha mitmesuguseid seaduseelnõusid, et sundida prokuratuuri sellega tegelema, aga tegelikult meil mitte midagi välja ei tulnud. Ja me olime tookord kahekesi, Eerik-Niiles Kross ja mina. Kusjuures tolle rahapesu case'i vastu tundis huvi ka USA ja on olemas Ameerikas isegi eraldi seadus, mille nimi on Magnitski surmajuhtumi seadus. Magnitski death law, mille kirjutas alla president Barack Obama. Nii et kõik tahtsid nagu selle rahapesu asjaga tegelema hakata, välja arvatud Eesti. Noh, nüüd me siis oleme siin samas, nüüd see sama Sander Hein või kes räägib, et oi, et kuidas me nüüd hakkame rahapesuga võitlema ja nii edasi, mille peale siis meie siit samast Nõmmegi raadiost võime küsida kallis Sandor. Ja kallis Sandor, kus teil nüüd siis see rahapesuga tegelemine peale hakkas, kui Eesti pangasüsteemis olid miljardid, millega absoluutselt mitte keegi ei tegelenud. Ja nüüd öelda, et oi, me ei teadnud sellepärast, et oli Danske pank, aga meie siin oleme Coop Pank ja nii edasi, et see meisse ei puutu. No see nüüd on lihtsalt täielik bluff ja jama. 200 miljardit Eestist läbi kanda niimoodi, et sellest keegi midagi ei tea, ei ole lihtsalt võimalik. Ja siin just ongi see moment, et taevakene, väga, väga lihtne seletus. No kuulge, pangamehed käivad ju ka saunas ja võtavad viina mõnikord. Ja üks ütleb ühte, teine, teist, kolmandat. Selle suhtluse sees kuskil ei saa olla nii, et on 200 miljardit, keegi mitte midagi ei tea. Ja nüüd siis on Coop valmis selga minema 11 miljonile. Nii, nüüd siis veel mõningad asjad siia juurde. Üks asi, selles, et mul praegu üks üliõpilane kirjutab ühte magistritööd teemal, mis on iseenesest äge ja huvitav. Nimelt, me ju korra siin rääkisime, et meil tätoveeringutega läheb paljuks ja seda ja teist ja kolmandat ja mida iganes. Aga muu hulgas me siis nimetasime ka seda, et on olemas kõik võimalikud iluoperatsioonid. Botox, eks ole. Huulde, ma ei tea, kui iganes veel kortsud väljavõtmiseks ja muud sellised asjad, mida tänapäeval tehakse. Ma ei tahaks minna konkreetsete nimede juurde, aga ma arvan, et me kõik oleme näinud televisioonis erinevates saadetes, aga tegelikult ka tänaval ringi käies inimesi, kelle botoxi süstid on nii-ütelda näkku kirjutatud. Kõige klassikalisem case on, kui järsk on tekkinud ülisuured huuled. Või siis ebaproportsionaalse kujuga näod ja nii edasi. Ja
no ühe sõnaga ütleme siis niimoodi, et meie televisioonis on näha, et meil jooksevad läbi inimesed, kellel on tehtud botoksi operatsioonid ja neid näeb ka tänaval ja linnas ja muidu ka. Ja miks ma hakkan sellest rääkima, sellepärast, et siin on üks konkreetne põhjus, millele või konkreetne probleem, millele me ei oska ühemõttelist vastust anda, aga see vastuse andmine muutub oluliseks. Vaadake, kui te jalutate linnas, näiteks minu pärast Sõpak on siin Sõpruse puiastel ja kus iganes, siis on siin ehk seal on akna peale kirjutada esteetiline kirurgia või ilukirurgia või midagi taolist. Ja vot nüüd kerkib üles probleem. Tähendab need, kus operatsioonid on kõik väga hästi läinud ja õnnestunud ja nii edasi. Neid inimesi me tähele ei pane. Võib-olla ehk on nagu natuke kenamaks läinud, aga võib-olla ei ole nii, et nii nagu ta on. Me neid eriti tähele ei pane. Aga me paneme tähele need, kus operatsioon on läinud vastu taevast. Või jällegi, tähendab minu arvates on see kole, aga võib-olla peremehe silmis ei ole. Aga nüüd kerkib üles üks väga tõsine probleem. Juriidiline probleem. Nimelt, kes vastutab ilukirurgia vigade eest? Ehk üks läheb, mul on vaja seda suuri uuli või nii edasi, aga kui nad on suuremad, kui ma tahtsin. Või kui nad ei ole nii sümmeetriliselt, nagu nad pidid olema, siit on nii ja sealt on ja siit kolmas on see ja nii edasi. Tähendab, kui on tegemist enam-vähem selgelt nähtava esteetilise kirurgia veaga probleem, mida ei eksisteerinud, ma arvan, veel 5 aastat tagasi. Ma ei räägi juba 10 aastat tagasi nii edasi, mis tegelikult mulle tuletab meelde ka ühte telestaari, kellel midagi läks sinna viltu nii edasi ja see oli alles siis, ütleme, meie esteetilise kirurgia või ilukirurgia koidik. Tehakse igast muid asju veel. Võib-olla selline klassikaline veel case on rindade suurendamine, mille puhul veel selline eriline probleem on see, et rindade suurendamise tulemusena tähendab kogu see materjal, mis sinna sisse kantakse ja edasi võib näiteks plahvatada või lihtsalt suurest pigistamisest või millestki. Ja nii edasi. Ühesõnaga, ma tahan öelda, et meil on tekkinud terve suur valdkond, mis ei ole nagu rangelt võttes meditsiin. Selles mõttes, et ta nagu ei ravi otseselt kedagi, sealt ei võeta haigust ära, mis ei ole meditsiin, aga samal ajal on ta ütleme isegi sama riskantne või isegi natuke rohkem riskantne kui tavaline meditsiin. Ikkagi, eks ole, see botoksi huulde süstimine, süstid ära, läheb 10 päeva mööda, läheb 15 päeva mööda nii edasi ja sul ongi valmis. Umbes nii nagu Kambja alamjooksu neegril, kus neid asju tehti. Mida teha? Ja ma lihtsalt, kuna see teema on muutunud selliseks modernseks ja kaasaegseks, siis lihtsalt ma arvan, et on piisab sellest, kui me lihtsalt juhime tähelepanu, et see on omaette meditsiini haru. Selle meditsiini, ütleme, tarbimine võib võtta aegu ja tekitada riske. Võimalus selle meditsiini asjanduse, ütleme, hukka või vussi minekuks on piisavalt suur. Ma ei oska öelda, kui suur, sellepärast ma kordan veel kord, et neid, kus operatsioon on hästi läinud, neid me ju ei näe. Ja kui kellelgi ongi ta tehtud selline delikaatselt ja õrnalt ja nii edasi, siis võib-olla oma tuttava puhul me näeme, et midagi on, ma ei tea seal, kortsud laubal või kuskil ära kaldunud. Mis minu jaoks muidugi eraldi huvitav teema on, aga see on suhteliselt vähem riskantne, on juuksed. Seni ajani, kuni juukseid nagu väikest seal istutati nii edasi, ei ole olukord veel teab kui hull. Aga juhul, kui selle juuste implantatsiooniga ja kõige sellega võib ka tervisega halvasti minna, muidugi me räägime implantatsioon. Implantatsioon on seotud veel ühe meditsiini haruga ja see on ka, ütleme, iluga see hambad. See, kus tegelikult seal on niimoodi, et seal kõigepealt alt tõmmatakse või ülevalt kummaltki poolt,
tõmmatakse kõik hambad välja, see on siis kas alt kõik, ülevalt kõik või siis ülevalt alt ja nii edasi, veerand. Pärast sinna siis istutatakse sisse üks sükene, ütleme ehitusterminit kasutades tüübel. Selle tüübil lastakse seal sees elada seal kuskil 3, 4, 5 kuud ja pärast selle tüübli otsa keeratakse hammas. No jällegi, tähendab, võib minna nii ja naa. Ehk teiste sõnadega, need on, no kuna mul endal see probleem on olemas, siis ma pean lihtsalt ütlema seda, et ma saaks nüüd ilma selle implantandita muidu hakkama küll. Sellepärast ma olen niigi piisavalt ilus ja kuhu ma oma veel suurema iluga ikka lähen. Aga mul on seal üks teine probleem. Asi on selles, et kui need hambad, eriti vanema seas nagu minu, hakkavad logisema ja hakkavad ükshaaval välja kukkuma, siis ei saa süüa. Tähendab, minu hommikusöögid on ka praegu üldiselt on pudru ja siis igasugused need pudru, kasulik muide pealekauba. Ja siis kõik need püreesupid, mida ma üldiselt eriti ei kannata, aga see on nii. Aga näiteks niimoodi, et pooled kommid, mis mulle meeldivad, näiteks barbarissid ja nii edasi, minu jaoks ei sobi sellepärast, et mul on siit see probleem. Ma arvan, et ma ei pea selles saates minema nii kaugele, et ma võtan siit välja ja näitan, mis mul on. Aga tähendab mul see probleemi lahendamine, kuna seal oli risk, et veel midagi kaob ära. No ma siis pidin minema. Ja mul on praegu siis see faas, et kus mul need tüüblid 3-4 tükki on sees, läheb veel pool aastat mööda, mulle keeratakse see teine otsa ja lootuses, et siis ma võin jälle hammastega ja suus pähkleid purustada. Aga tuleb tagasi, miks me selles jutt tuleb? Meil on meditsiiniharud, mis ei tee sinu tervist oluliselt paremaks. No implantandid siin suus, see on teine asi, see on söömiseks vajalik, aga ütleme need silmad ja värgid ja nii edasi, neil on meditsiini arvamus. Aga, ja vot see on nüüd see sõnum, mis ma tahan siis meie vaatajatele, kuulajatele öelda, kui te lähete, mõelge 3 korda järele, mida te saada tahate. Ja pärast seda, vaadake, mida see arst seni ajani teinud on. Sellepärast, et see, et te endale teete botoksiga huuled, ma ütleksin nii, et meditsiin teeb selle ära nipsust. See ei ole nende jaoks eriti suur probleem. Seda enam, et seda minu teada süstitaksegi päriselt ja nii ta läheb. Aga kallid sõbrad ja lugupeetud daamid, pidage meeles, et tagasitegemine on, mis asja, tagasitegemist lihtsalt ei olegi. Tähendab, selliseks te lähete ja selliseks te on. Aga pidage siis ka igal juhul meeles, et teil on mingisugused juriidilised õigused, kindlustused nagu meditsiini puhul ja nii edasi, mis võivad teid kuidagi nagu sellest asjast nagu ära päästa. Nii, ja siis vist ongi nagu enam-vähem tänaseks kõik. Mul on siin igasugust poliitikat ja värki ja nii edasi, aga meil olid muud asjad nii palju huvitavamad, et me jätame selle jällegi järgmiseks korraks. Siis ma toon uued küünlad, sest kujutage ette, et see on meie 4. saade sellel aastal ja 1, 2, 3, 4 ja 4 korda väiksed küünlad põlevad ja 5 on seal üleval. Lastad siis olla meie sümbol 1, 2, 3, 4 küünlad, 3 mandariini, 1 suur küünal ja siia juurde siis tähendab meie teade. Suur tänu kõikidele, kes on meid toetanud. Veel suurem tänu neile, kes on, kuule, siin nüüd on üks jama, mul jäi üks asi rääkimata 3 minutit, las ta siis olla. Ühesõnaga, mina kirjutasin Facebookis selle koobi ja selle loo. Ja kujutad nüüd endale ette, tähendab, sest pulli mul pole enne olnud. Mul on Facebookis lugemisi ja laikimisi üle 2000. Mis viitab sellele, et see panganduse ja usalduse küsimus on Eesti rahvale üldiselt tähtis. Ja teeme siis nii, et pärast midagi bussi läheks, ma märgin endale siia üles, tähendab 2000 Facebookis ja nii edasi. Ühesõnaga sellega me alustame siis rääkimisest pankadest, aga mitte väga palju keerulistest, vaid lihtsalt see, et me oleksime asjadega enam-vähem kursis.
aga mis mul täna saan öelda, mu käest on 100 inimesed küsivad, Gräzini käest 100 inimesed küsivad, hullu maja. Ja mida me tegema peame nende pankadega nii edasi. Ma olen vastanud, et esialgu ma ei oska midagi öelda, et pange oma raha Swedbanka ja Seebi, sest vähemalt viimasel ajal või nii mingeid pahandusi nendega pole olnud, nii et no kes teab. No või siis tõepoolest on või ei ole, no on olemas madrats ja šokk ja ma ei tea, mis hästi. Aga rahades rääkides, ühesõnaga suur aitäh kõikidele nendele, kes on meid toetanud, tänu kellele me oleme olemas. Me palume, et kõik, kes meid vaatavad ja kuulavad, saadavad meie linke teistele. No mina kasutan põhiliselt YouTube'i ja siis lööd sisse Nomme Raadio ja siis Gräzinaga ja siis te saategi ta kätte. Aga seal on ju veel teised asjad, Nomme Raadio oma koduleheküljed ja nii edasi. Nii et palun levitage, kui te arvate, et ei tea, ma arvan, et me rääkisime täna päris huvitavatest asjadest, nii et proovime siis järgmine kord jälle. Niisiis aitäh toetajatele, saatke lingid ja nii nagu alati olnud on ja nii nagu mina ütlen Margusele, me soovime paranemist, sest meil on ekraani ees ilma Marguseta igav. Ta on küll ekraani taga seal olemas ja me lehvitame teineteisele, aga me tahame, et ikka tervis ka kiiresti tagasi tuleks. No kui kiiresti tuleks vähemalt, et hakkaks juba paranema, aitab juba. Kõik head.